Suvi on parim aeg grillimiseks, kuigi grillida võib ju aastaringselt, kuid hetkel me oleme siis Bauhofis selleks, et selgitada välja, millised grillid on kõige paremad. Ja siin me olemegi kohe gaasigrillide juures ja alati vaevab inimesi küsimus, kas söegrill või gaasigrill. Tegelikult söegrill on ikkagi mõeldud neile, kes eelistavad sellist tegemise fun'i, kogu seda naudingut, sütearoomi, kõike seda suitsumaitset ja kõike seda head seal juures. Kuid gaasigrillid on ikkagi mõeldud nendele, kes eelistavad kiirust, lihtsust ja mugavust. Weberi gaasigrillid on kindlasti väga kvaliteetsed, selline kindel premium tase. Nendel on ka roostevabast grillrestid ja põletid, mis kõik õhkab sellist kvaliteeti. Kuid samas on võimalik valida ka soodsamat grille, mis on siis välimuselt üsna analoogsed, kuid juba näiteks malmist restiga või siis isegi veelgi odavamalt plekkrestiga. Kuid loomulikult plekkrest on vähem vastupidavam. Ja kindlasti võiks ta olla, kui vähegi võimalik, roostevabast põletitega. Siis on see grill vastupidavam ja muidugi, mida rohkem põleteid, seda võimsam see grill on ja alati peaks olema tasakaalus ka see grillipinna ja põletite suhe, et see grill ikkagi suudaks piisavalt kuuma toota. Siin on nüüd grillid, mis on ka soodsama hinnaga. Selliste soodsamate gaasigrillide puhul just nimelt tuleb jälgida ikkagi neid omadusi. Ühest küljest on oluline seesama, mis ma ütlesin, põletite teema, et põletid oleks kvaliteetsed ja võimalusel ikkagi roostevaba terasest. Ja teine on siin grillrest. Nendel mõlemal grillil on siin väga ilus grillrest. Need on malmist grillrestid ja ühele on siis selline lamedapinnaline grillrest, mis on ka väga hea, kuid selle puhul on see, et see grillrest muutub ise grillides nii kuumaks. Ja kui me paneme mõne liha peale, mida me tahame küpsetada nagu pikema aja jooksul, siis me peame vaatama, et see liha liigselt nagu kuuma ei saa, sest see malm ise juhib seda kuuma niivõrd palju edasi ja ta on nii suure pinnaline. Kuid samas siin teine grill on kohe kõrval, mis on natuke teravama ülemise pinnaga ja see grillresti nii-öelda muster tuleb nagu selgem ja nähtavam. Et see grill on grillresti valiku puhul minule nagu rohkem võib-olla eelistatum, sest et me saame steigi peale ilusa grillresti mustri. Siin on meil siis väga ilusad väiksed Weberi gaasigrillid ja need samad Q-sarja grillid on ka maailmas ühed enim levinumad ja ma usun, et ka ühed kvaliteetsemad üldse, sest et siin on esiteks grillrest on väga hea. Ta on malmrest sellise väikse portselankattega. See juhib hästi kuumust ja kindlasti alati malmrestid soovitame toiduõliga kergelt kokku määrida, et siis see toiduõli ilusti saaks sinna malmi sisse imenduda ja et ta ei kisuks seda liha resti külge kinni. Nii et need grillid on väga tugevad, väga vastupidavad ja kindlasti annavad ka piisavalt kuumust ja väga mugav on neid kaasa võtta piknikule. On olemas ka suuremaid mudeleid ja see on selline hea universaalne gaasigrill, millega saab tegelikult kõik väga hästi ära grillida. See grill siin on siis tegelikult barbecue-ahi, selline miniversioon. Weberil on olemas ka suuremaid, on ka teistel tootjatel olemas. Weber jällegi on kindlasti kvaliteetne ja vastupidav, see on tõesti paksust materjalist ja ta juhib hästi kuumust. Selle ahju põhimõte on siis selles, et siia alla pannakse söed ja võib ka natuke puidutükkikesi või laastu panna. Siin alla on ka väike veevann, kuhu saab valada siis kas vett või puidulaaste või mida iganes, kas või veini õlut. Et see on siis tegelikult nagu niiskuse tekitamiseks ja selleks, et siis need rasvad saaksid siia vanni ilusti tilkuda. Ja siin on kahe tasapinnaline restid, üks on siin ja teine on selle koha peal, et me saame panna rohkem lihaahju ja me saame küpsetada siis tegelikult madalal kuumusel pikema aja jooksul. Võime isegi ahju ööseks tööle jätta, kui on hea kvaliteetne süsi, mis kauem hõõgub. Ja tegelikult see ahi on tõesti väga hea just nimelt nii barbecue lahenduseks kui ka tegelikult grillimiseks. Kui me selle veevanni vahelt ära võtame, siis ongi meil tegu juba grilliga ja otsese kuumusega. Nii et väga hea ja mõnus töökindel ahi. Nüüd siis oleme jõudnud eriti uudse lahenduse juurde ja siin on ka suure bänneri peal kõik väljas, et siin võib koduaias grillida, piknikul, rõdul, jahi peal, matkal ja rannas, et see on selline universaalne grill. Kuid siin on üks trikk asja juures, see grill on suitsuvaba. Et selle grilliga grillides suitsu ei teki üldse ja paljudel inimestel ei meeldigi suitsumaitseline liha ja ega see suitsumaitse maailmas nii väga trendikas enam ei olegi. Nüüd siis jõuame kõige armastatuma grilli juurde, need on siis klassikalised UFO grillid. UFO grill tegelikult tähendab siis seda, et on selline kuppelgrill ja eks neid on erinevaid mudeleid. Siin on selline suurem küljelaudadega grill, kus on ka järelküpsetusrest peal, mis on kindlasti plussiks, sest me saame liha tõsta kõrgemale järelküpsema ja grillipinda on selle võrra siis ka rohkem, et all saame teha kõrgema kuumusega ja sellist kiiret pruunistust ja üleval siis järelküpsetust. Ja siin taga on tegelikult siis kõige parem, mis on siis One Touch grill, mis on siis alt ka lisaks üks tuha kogujaga. Ja nendel on näha, et see kaan on tugev, vastupidav
Barbecue-ahjudega on siis selline lugu, et seesama nii-öelda tünn smoker, mida me enne näitasime, selline pikk ja suur tünn erinevates mõõtudes on kindlasti, ma arvan, et üks parimaid lahendusi. Ja siin on siis tegelikult barbecue grillahjud, millega saab nii grillida kui barbecue't teha. Küttekolle on siin külje peal, siia saab siis lõkke teha ja anda siis õhukuvate süte ja puidutükikestega sellist head suitsu ja siinpool siis küpsetada. Kuid samas saab ka seda kasutada grillina, kuna me saame siia alla panna ka sütt, nii et ta on selline universaalne. Kuid selle grilli puhul võib-olla üks selline miinuspool on see, et kui me siia teeme siis selle küttekeha ja anname suitsu ja kuumust, siis see lõõr on seal teises otsas, et selle ahju temperatuur ahju eri kohtades on natuke erinev, et ei ole nii stabiilne ja ühtlane. Aga samas on ta siuke hea universaalne ahi ja ma usun, et inimestele, kes tahavad maamajja või koju lihtsalt ahju, mis seisabki aastaringselt kogu aeg õues, siis need on sellised head ja lihtsad ja kindlasti toimivad. Aga ikkagi kõige parem valik need samad klassikalised UFO grillid, sest et nendega saame teha nii grillimist kui barbecue't, lükates sööd natuke eemale, keskele paneme veevanni, saame teha madalamat kuumust, kõrgemat kuumust. Sellel on kaan olemas, mis on kõige tähtsam ja need kõik head omadused omavahel seotud ja gaasigrillidest minu lemmikgrill on siis see 6 sarja gaasigrill, mis on malmrestiga, roostevabast põletitega ja hästi vastupidav ja tõesti ta annab korralikku kuuma ja kõik toimib ideaalselt. Siin on ka järelküpsetusrest olemas, mis on kindlasti oluline ja hea lisanüanss kogu asja juures. Nii et soovime kõigile mõnusaid grillielamusi igaks päevaks ja valige ikka õige grilli ja soovitan ikkagi natuke sinna grilliga investeerida, et kui juba ostmiseks läheb, siis ostke ikkagi see natukene parem grill, et ta kauem vastu peaks ja teil endal lihtsam ja mugavam oleks.